tere, tere kord taas. tere taas kord kuulama podcasti Mõjuaine. Me ei hakka jälle tutvustama. If you don't know, Google it. Kuulage teisi osi. If you don't know me, Google me. Aga räägi siis sina, mis sina siis tegid? See nädal. Sest tegelikult on pühapäev on. Täna on pühapäev, jah. Muidu me teeme nädala alguses, aga kell on nii busy lady, et peame seekord siis pühapäeval ära lindistama. No tegemist on tõesti palju olnud viimasel ajal, et isegi selline asi juhtub minuga, et ma lihtsalt vajun õhtuti magama. Ma olen nii väsinud ja sellist asja ei ole nagu, ma arvan, aasta aega kindlasti juhtunud. Ma jään isegi ennem last magama, mis on nagu naljakas ja ma olen nii väsinud viimasel ajal, et... Aga ta jääb magama, kui sa nagu juba magad või? Jah, ta tuleb, paneb käe ümber mulle. Võtab kaisu. Jah. Et jah, aga mis seal ikka? Töö, kodu, trenn. Same old. Jaa, täpselt sama, et see võtab jah päris läbi. Noh, muidugi see lindistamine siin ka, et see on omaette töö. Ja leida veel aega on ja natukene mõelda selle peale ka. Mul õnneks on aega nagu muda. Ja sul. Mis mina tegin? Mina näiteks reedel käisin sünnipäeval ja eile ma käisin seal Kadriorus. Valgus kõnnib Kadriorus asjal. Kuidas oli? See on haige, kui palju inimesi seal oli. See on nagu next level juba. Mis sõid seal? Jäätist. Seal oli kõige lühem järjekord. Aga mis seal veel pakuti siis? No kõike frikaid ja neid kartulispiraale ja churrod ja churrode lõhn käis täiega üle, just mõtlesime, et tahaks seda. Aga ei saanud. Aga siis läksime sinna lähedale ja vaatasime, et see järjekord on ikka nagu mingi 3 kilti pikk. Läksime jätsi omasse, mis oli 1 kilt pikk. Ja võtsime siis sealt jätist. Mis maitsega? See piparmündi šokolaadi ja siis põldmarja mustika. See piparmündi šokolaadi oma on nagu maksimum nostalgia pauk oli, sest kunagi oli see... Nagu mingi Marianne Komm või? Midagi sellist, jah. Kuigi Marianne Komm mulle kunagi väga ei maitsenud. Ja siis olid need, tead neid tee-šokolaadi või mingi After 8, vaata, või After 6. Täpselt selle maitsega. Okei, äge. Aga meil on tegelikult üks sooduskood ka ju. Ma juba hakkasin siin oma asjadest rääkima, aga tegelikult tegelikult on meil süke nii-öelda sponsor siis ka nagu nosin.eu, mitte ee nagu mina panin. Ja nendele kehtib siis, lähed sinna kodulehele on ju, mis neil olid seal kuiv külmutatud nosin.eu külmkuivatatud tooted. Kuiv külmutatud. Nosin.eu ja siis paned seal Mõjuaine ja saad -20%. Mõju või mõju? Mõju. Igas üks vaatan üle. See kehtib ka esimesele 50 ostjale. Ja Mõjuaine. Lihtsalt. Ja -20% soodsamalt. Ja kehtib kuni 31. detsember 2024. Nii et jõulukingid saab sealt. Ja endiselt oled sina meie sponsor, nii et kui kõik, kes kirjutavad, siis nende vahel hooaja lõpus, ma ei tea, millal see on, aga loosime siis need klassikalised rifned. Jep. Teeme nii. Ühesõnaga. Okei. Moving on. Mis meil oli? Dieedid seekord siis või? Jep. Mis sul need lemmikdieedid on? Ma ütlen päris ausalt, ma ei ole kunagi, nagu mitte kunagi dieeti pidanud. Ma vist ikka olen. Ma proovisin kunagi teha smoothie dieeti, ehk siis, et kõik, mis sa päeva jooksul tarbid, et need on siis smoothid, on ju. 3 päeva ma olen jah teinud seda, see oli selle, kas oli Boost Yourself, nende pulbrite asjadega, siis 3 päeva lihtsalt hommik, lõuna, õhtu ja 3 päeva pidasin vastu, aga kui ma selle toidu kätte sain, see oli... Ma ei pidanud kaua ka. Ma muidugi ei teinud nende pulbritega, aga ma tegin lihtsalt ise nagu mingitest marjadest ja asjadest. Ma töötasin tol ajal kasiinos ja mul olid 12-tunnised vahetused. Ma sain nagu, ma tegin enne tööd, ma tegin töö ajal, aga peale tööd ma juba tahtsin süüa, ehk siis ma pidasin ainult 2 söögikorda vastu. No, see on ka ju midagi. Hull dieet oli see. Ja ma üritasin seda ikka mitu korda uuesti alustada, aga see läks suht samamoodi. Ma arvan, et maks 1 päev pidasin vastu. Ja tatra dieeti tahtsin ka kunagi teha, aga nagu see on ikka suht ilge asi, mida teha. Miks? Tatart lihtsalt süüa, puhas tatart. See ei söö tatart või? No väga harva ja hästi palju hapukoort peale.
mina vist isegi saaks selle tatra dieediga hakkama, aga ma olen kuulnud küll jah, ma ei ole teinud seda, aga see näoilme ühesõnaga olen kuulnud jah, et mõni isegi pani ööseks ligunema selle tatra, et hommikul sööb seda ja siis ma olen pannud ligunema siis, kui ma hakkan seda keetma õhtul. Aga niimoodi, et ma hakkan seda sööma. No ma olen sellist asja ka kuulnud, et süüakse päeva jooksul ära ainult üks muna ja ülejäänud päeva vett ja niimoodi mingi nädal aega järjest, siis ma nagu mõtlen, et nagu kuidas sa funktsioneerid üldse, et päris karm. Mingi 30-ndatel niimoodi oli siuke dieet nagu grapefruit diet ehk siis viinamarja dieet ja seal oli 18 päeva, sul oli mingi, oota, ma panin endale kirja, seal olid üks viinamari, üks apelsin, üks toast ehk siis tavaline sai on ju, üks juurvili ja üks muna. 18 päeva peale pidid need ära jagama. Ära jagama? Ainult selle väikse portsjoni või? See on iga päev natukene midagi. Täitsa haige ju. Ja see on dieet. 30-ndatel. Haigus. Minu arust enamus dieedid ongi haigus. No kunagi oli see mingi Stockholmi mingi dieet või mingi siuke asi ka ju. Inimesed mingi näljutasid ennast ja ma ei tea, mis asja veel ja kaotasid kaalu, aga siis kui hakkasid uuesti sööma, võtsid meeletult juurde, nii et see ongi minu arust kõige hullem asi nende dieetide juures, et sa tõmbad nagu täiesti mingisse nulli ära ennast põhimõtteliselt, aga siis okei, sa saad oma selle numbri kätte, aga siis sa mõtled, võiks sööma hakata, aga siis see tagasi tuleb ju haigelt kiiresti. Ja jälle on see sama vana kaal. Ma arvan, et kõige lihtsam on lihtsalt nagu jaotada ära oma mingid söögid, vaata. Sa oled ikkagi sööd kõike, aga mõistlikkuse piires. Kõige tervislikum dieet olekski see, et sa lihtsalt teed õiged valikud. Et oleks piisavalt kiudaineid, süsivesikuid, valkusi, kõike seda lihtsalt. Mul ei tule see üldse välja, ma tahaks ainult rämpsusi. Ainult süssosi. Ma tunnen, et mul on rämpsus viimasel ajal nii kopp ees, et ma lihtsalt tahaks ainult mingeid värskeid ja normaalseid asju süüa. Ma ei jõua ära oodata, et Taisse minna, sest et seal saab ainult nagu... Ma saan iga päev lihtsalt värskeid süüa. Värskeid draakoni vilju. Mangod. See oli nii aeg. Ma võtsin seal isegi natuke alla, kuigi ma arvasin, et ma võtan seal juurde. Aga kuna ma ei ole nüüd liigutada ennast saanud, siis ma olen täie pasaga juurde võtnud. No sellega seoses TikTokis chillisin eile korra. Korra? Ei, tegelikult oli korra. Aga siis kuidagi viskas mingi fried räti mingisuguse video mulle ette ja see oli nii nästi, et ühesõnaga naine viskaski sinna voki selle mingi panni peale või kuskile, pani oma rotid keema ja siis kooris nad ära ja siis viskas õlisesse praatimas. Ma mõtlesin, miks ma seda vaatan üldse praegu. See oli nii nästi, nii et mul läks täitsa liha-isu vist paariks nädalaks. See ei saa olla healthy ju rotti süüa. Ma ei tea. Nad on ju haiguse kandjad. Ma ei tea, võib-olla neil on mingid tervislikumad rotid. Rotidieet või? Rotidieet. Õlis praetud rotid. Nii et ühesõnaga, kui tänava peal vardu otsas näed, siis ära igaks juks võtta. Ei ole plaani sul. Neid närilisi asju ei kipu üldse sööma. Mõistlik. Okei, ma vaatan, mis mulle veel kirjutati. Et küsisin Instas ju mingid imelikke dieete. Või minu jaoks on väga imelikud need ka, vaata, kus sa jood nagu seda mingit vedelikku põhimõtteliselt, ongi su terve toit ongi nüüd mingi pudelisse tehtud mingi valmis vedelikku. Ma arvan, et see on umbes see Boost Yourselfi sarnane, et ongi mingi pulber ja siis sa teed nagu endale hommikusöögiks ja vahepalaks ja kõikidest asjadest lihtsalt mingi No see ongi jälle see toidulisanditega mängimine, see ei ole ju ikkagi see ei asenda tervislikku toitumist absoluutselt. Okei, hakkame minema siit. Kõige popim oligi tatra dieet. Keegi kirjutas, et õunadieet ma olen ka kuulnud. Mina ei suuda õuna süüa, mul tõmbab tühja kõhu peale ei saa üldse, ei tohi tegelikult süüa, sest et ta on nii happeline ja siis ta keerab kõhu pekki. Aga jah, õun teeb mul kõhu palju tühjemaks, nii ma pigem nälgin, kui pakutakse, võta õuna, ma mingi, anna banaani. Tahaks midagi magusat, see õuna. Ma ei taha õuna. Make it make sense. Ma ei taha õuna. Esiteks, kõik õunad ei ole magusad. Ja, nii on. Ja teiseks, ma ei taha õuna. Aga jah, sinna tatra dieedi kohta siis, et tegin ise ja kaotsin 8 kilo. Samas oli see elu parim otsustushetk või? Samas oli see elu parim otsus too hetk, okei. Ma ei tea, mina ei lähe sellega läbi.
Sa oled siuksed asjad kuulnud nagu meditsiinimeedium või? Ma ka ei ole, aga keegi on selle pannud siia. See tundub mingi freaky shit. See mingi Anthony Williams, see tundub hästi tuttav nimi, järelikult mingi skämmer. Tuttav nimi, siis on skämmer, näita mulle korra seda. Vaata. Terviseks, kallis. Said aru, mis see on või? Sellega lihtsalt, ei, ma ei saanud aru, mis see täpselt täiesti on, aga... looduslikud lahendused haigustele. Ehk siis ma arvan, et ta ravib mingite, põhimõtteliselt jah, mingite, ma ei tea, taimedega või ravib. No ehk, aga mingisugune raamat oli ka, mis rääkis toitumisest, et kui sul on näiteks praad ees, siis kõigepealt söö ära salat ja siis ülejäänud need koostisosad, mis taldriku peal on. See pidi nagu seedimist kuidagi paremini mõjutama. Samas on täpselt seda sama ka vastupidi olnud, et söö kõigepealt liha ja siis muud asjad. Alati on see 2 poolt, nagu keegi ütleb ühte ja siis teine on mingi oot. Ja läheb vaidluseks, vaadake, et tülli ei lähe. Aga jah, näiteks, no minul on hetkel siis, ma arvan, et siis selline dieet, et ma jätsin gluteeni välja. Et see on igati mõistlik, sest et tegelikult meil on juba gluteen läinud sinna maale, kus ei ole lihtsalt nagu gluteen, vaid meil lisatakse nisugluteeni juurde, see on see, millega tegelikult keha vist ei saa hakkama selle seedimisega, sest et ta on nagu too much. No gluteenis on nii palju neid erinevaid ühendeid. Ja ma olen ise ka seda proovinud, ma üritan teha, nagu makaronid asjad on mul kõik gluteenivabad, aga ja ma käisin ka Selveris. Aga ja läksin, vaatasin, et mis see valik on seal ja proovisin ära, siis oli valgeriisi, pruuniriisi ja siis maisi jahuga spagetid. Mis firma see oli? Pansani. Okay. Ja üllatavalt. Palju maksis see pakk? Soodukaga oli 2,69. Okei, see ei ole kõige hullem. Et muidu täishind oli vist 3 midagi, aga... Palju seal gramme sees oli? Ei, see gluteenivabadus on alati vähem. Ma ei tea, ma ausalt öeldes ei vaadanudki seda, aga seal oli üks teine pakk oli ka kõrval, aga see oli lihtsalt maisijahust ja siis ma mõtlesin, et see oli liiga kollane. No maisist on ju. Ma võtan neid kollaseid alati. Aga siis ma mõtlesin, et see riisi ja see kooslus tundus siuke huvitav ja ma ei tea, minu meelest jumala norm ja läksin isegi järgmine päev, siin olid penned olid ka teises seal soodukaga. Penne on minu jaoks see nagu pasta, see kuju loeb. Ja. Penne on kõige halvem ja fussiil on kõige parem. Aga tegelikult ma tean, et neil ei ole vahet, aga minu jaoks, kui ma näen pennet, siis ma ei taha seda pastat. Mul on tegelikult täpselt sama, aga mul oli valida kas sarvekesed või penne. Okay. Sarveke oli väike, vaat. Ja. Mingi pasta, siis sööks nagu makarone, mingi hapukorraga lihtsalt. Just, aga ja siis ma otsustasin, tavai, ma võtan seekord selle penne proovib ära, vaata. Aga ja, ei, seal oli mingeid valikuid veel, aga lihtsalt praegu tundub, et see läheb käiku. Et täistera oma pastaga mulle nagu see ei meeldi väga, et ta on ikkagi siuke tükiline või siuke nagu ebameeldiv. Ta jääb nagu toores, kuigi ta ei ole toores, siis see tundub siuke hambal veider, ma ei tea, mulle ka ei istu, ma vahepeal teen, aga ma eelistan jah gluteenivaba. No see riisi-maisi oma oli ka nagu hästi kergelt, aga nagu see oli lihtsalt nii vähe, et see ei häirinud niimoodi nagu see täistera oma, et alati ma mõtlen, et davai, et let's be healthy, et võtan täistera oma. Ja siis kui ma söön seda, siis ma mõtlen mingi, et ma ei saa ju seda nagu isu täis tegelikult, siis mõtled, et paar päeva hiljem pekki, et peab ikka mingi muu makaroni ostma. No. Ja mul on ühed, mis ma tahaks proovida, on veel musta oa nagu spagetid, ehk siis seda musta värvi. Aga need on tavaliselt päris kalli hinnaga, et nagu ma ei ole... Ma ei teeni veel Eesti keskmist palka, nii et ma veel ei saa osta neid, aga kui keegi tahab mulle saata, siis ma võtan vastu. Saatke mulle ka siia. Saatke meile testimiseks, mis me teeme koos video. Näiteks. On jah, aga jah, väga palju on tegelikult valikut tekkinud nendele gluteenivabadele. Noh, et parast oligi mingi üks ja see oli ilgelt rõve, aga nüüd tehakse igast asjast juba ubadest, ma ei tea, kikerernetest, kõigest saad vaata makaroni juba. Ja mais on põhiline, mais on kõige odavam. Et mulle väga meeldib neid katsetada. Sest sa armastad makarone. Ja ma ei saa lihtsalt, kui ma sööks kogu aeg seda full gluteeni makaroni, siis see asi läheks käest ära. Ma oleks veel paksem kui praegu. Jep, ja siis sain hunnikute ja õunu ka ja mõtlesin, et tavai. See õunu? Mulle pakuti, siis ma mõtlesin, et ma ei taha õunu, palun, ei.
aga siis mul ikkagi topiti kaasa ja otsustasin, et davai, et teen siis kooki. Ja hakkasin mõtlema, mis need alternatiivsed valikud jahudele siis on ja, või lisujahule siis. Ja vaatasin Selveris neid hindasid muidugi, mis seal kõik oli. On nagu tavaliselt hästi väike pakk ja räigelt kallis. Ma võtsin kookosjahu ja issand jumal, mis seal kõrval oli, mis oli, hind oli mingi 7 € midagi, siis ma mõtlesin, et ei, ma pigem võtan selle kookosjahu, mis oli 300 grammi, oli 2, äkki 50 või midagi sellist, mõtlesin, see on nagu mõistlikum alternatiiv, sest retseptis vaatasin ka, et 6 detsiliitrit. Aga ma panin 600 grammi ei ole või? 60 grammi, sorry, my bad. Okay. Läks asju, ma läksin mõtetega juba ette. Aga jaa, et ühesõnaga 60 grammi sellest ära kasutades mõtlesin, et okei, saab hakkama, ja. Aga ma ikkagi lõpuks panin natuke rohkem seda jahu sinna sisse, aga õnneks kõik tuli ilusti välja. Miks mul ei ole seda kooki siin praegu? Tead, ma tahtsin. Koit, disappoint. Koit või? Koit toome. Vaene Koit. Koit. Ei ole hullu. Aga jaa, ühesõnaga ma teen kindlasti veel ja ma tahan sulle selle sooja koogi otse ahjust tuua. Nii et... Sa pead siia salvestusele tooma. Äkki peaks jälle nii tegema, et mina teen ühe õunakoogi ja sina teed ühe õunakoogi. Ma tahaks seda kookose, seda muffini, mis sa tegid. Endiselt soovin seda, ma ei ole seda ära unustanud, ma olen pettunud, et ma seda ei saanud, nii et sa ei saa minu peale pettunud olla praegu. Äkki kui low carbsist keegi kuulab, siis võib mulle seda jahu saata. Ei, tegelikult mulle väga meeldib, see on mingi väike pereettevõte ka, to low carbs ja ma kunagi väga nillisin neid asju seal ja siis kui ma hakkasin alles neid toiduasju tegema, siis nad olid suht esimesed, kes mulle kirjutasid, et ma prooviks nende asju ja ma olen mega rahul. Mul nii palju erinevaid neid, mida ma olen katsetanud juba. Ja mul ootavad ka veel. Mis asju sa teinud oled nende toodetega? No need samad muffinid. Siis ma olen mingit leiba teinud. Kas me vafleid tegid ka või? Jaa, vaflid tegin ka, siis mul oli loosimäng isegi ja mul on nüüd see pisike armas vaflimasin ka. Aga ma tahtsingi küsida, kas nemad saatsid selle vaflimasina? Väga armas lüke. See oli nii armas. Ja pluss nad saatsid mulle kaalu ka ju. Kuna mul läks vahepeal see kaal jamas täiega videotes, siis nad kirjutasid mulle, et nad saadavad selle kaalu, et ära siis osta vahepeal. Ma ei saa raha nende käest. No sa saad asju. No ma saan asju, aga nagu selles suhtes, et see, kui mulle ikkagi meeldib midagi, siis mul on suht savi. No väärt kraam. Jaa, väga hea ka ja nagu siuke tervislikum värk on ju gluteenivaba. Ma ei pea muretsema mingite gluteenide pärast seal sees. Ma pean sul neid videosi pärast minema vaatama, kus see link on. Pärast tellin kastiga koju endale. Okei, ma üritan sulle need kookose asjad teha. Make it happen. Tahad õunakooki või ei taha või? Tahan jah. Tahan ikka. Oota, aga vaatame veel. Siis oli üks, mida päris mitu korda pakuti, oli raw vegan dieet. Ehk siis mitte midagi sai küpseta. Ja peavad olema ikkagi siis pigem ju juurviljad. See ei saa muud olla, jah? Jah. Ma arvan, et... No process ka siis ma arvan, ehk siis nagu mingid need juustud ja asjad, vegan juustud, sa ei tohi neid ka äkki süüa või? No, see tundub täiega unhealthy jällegi, et... Ainult jälle mingi üks äärmus, vaata, tee seda. Ma ei tea. Siis sa pead ikka väga palju erinevaid värvilisi köögivilju asju kokku panema ka, et see ei saa olla päris nii, et... Ühte tean, kes on, minu arust tema promob seda, et hullult sööksid marju ja asju. Ma ei tea, äkki see on see sama raw vegan asi ja tal ongi niimoodi, et ta sööb ainult oma neid marju ja kõik on toores, vaata. Ma ei ole näinud, et ta oleks üldse midagi küpsetanud ja ta on nagu mingi õde ka, vaata. Oli vanasti in hospital. Ja see on nagu veider, et sa nagu surud nagu sükest ühte. Kas sa oled nagu 100% kindel, et keegi teine saab oma nutrientsid kätte sellest samast dieedist, mis sina teed või? Kehad on ka nii erinevad ju. Ma ei tea, vaata, ma ei ole õppinud seda anatoomiat, aga see ei tundu, et see oleks super healthy, et sa sööd ainult raw asju. Ise ma ei tee seda. Lihadiet on ka ju carnivore diet ju. No see on ka, ma panin endale, et minu arust see on nagu nii rõve. Ei suudaks süüa hommikul mingi mitu steiki või... Miks sa ei või seda lihtsalt ära küpsetada? Mis see on nagu... Aga carnivore diet, sa ju saad ju liha küpsetada ka ikkagi seal ju. See on lihtsalt see, et su põhiline toiduaine ongi siis liha, lihtsalt hommik, lõuna, õhtu lihtsalt
suured kogused liha, ma ei tea, muna ja mingit siukest asja. Üks esiinflukas oli ka meil vahepeal karnivoor. Ahah. Isegi tean, keda sa mõtled, aga siis ma just nagu millegi lähiajal nägin mingit videot, mingi tüüp tegi TikTokis karnivoor dieetit ja siis tal oli küpsetatud liha seal, praetud munad ja mingid siuksed asjad. Okei. Siis on äkki mingi hääleta peale vaadata, tõk. Raw carnivore äkki või? Carnivore dieet on restrictive diet that only includes meat, fish and other animal foods. Jah, neid võib ikkagi küpsetada, jah. Okei. Vabandust. Aga mina ei suudaks, ma ei tea. Mul on vaja ikka midagi nagu kergemat ka kõrvale või kui ma tahangi vahepeal midagi kergemat. Mul on salatit või? No reaalselt. Hakkejuurikaid. Mul on vaja, et ma hommikul ei peaks sööma liha. Mul on vaja hommikul võimalikult kerget toitu, sest muidu mul on nii halb olla. Kuidagi hommikul ei taha keha üldse toitu vastu võtta. Ainuke asi, mis lihatoodet võib-olla hommikul tahaks, olekski mingi kalkuni või kanasink või mingi siuke asi. No mingi võileiva peale, okay. Või omletti sisse lõigata või mis iganes. Liha lihtsalt. Ja, terve kalkun laua peal. Kerge liha. Ma võin selle kalkuni süüa hommikul. Ära rutta mõttest ette. Mõte läks jälle enne. Ja. Kui su suu jõudis järgi. Mis mulle veel öeldi? Kapsasupi dieet. Seda ma olen ka isegi videotest näinud. See on ju, tegelikult kapsas on lihtsalt see nii-öelda kõhu lahtisti. No ta teeb kõhu tööle. Kõhu tööle. Aga ta on samas ikkagi, ta on nagu very, very acid, vaata. See ei saa ka olla nagu pikas perspektiivis väga hea asi, mida teha, sest et need, kuidas sa ütled acid eesti keeles? Hape. Vot. Happed ju ei ole kõhule hea. Ikkagist on mingit balanssi sinna vahele vaja. Ise ei fänna kapsasuppi, ilmselt seda ei teeks. No öeldakse ka, et kui tahad kõhu korda saada, siis joob loomimahla või siis hapukapsamahla. Ma ei ole seda mitte kunagi ise tarbinud. Ma hapukapsast nagu üldiselt ei fänna ka, sest on ikkagi liiga hapukas. Ei, mulle meeldib talvel, kui jõulude aeg on, siis hapukapsad, see praetud hapukapsas peab olema looma. Ma ei tea, kas... Ei. Ma ei tea, see võib-olla peab mingi suhkrut või midagi peab sinna lisama, et oleks natuke magusam, sest et see toores... Suhkruga ju. Ma ei tea, ma juba näen seda seal pakis, see hapukapsas. Vaata need purgis mingi Põltsamaa omad või asjad. Minu arust need on jumala magusad porgandiga koos. See on praekapsas kallis. No see on sama asi põhimõtteliselt. Kallike. Mitu korda sa mulle seda juba öelnud? Ma ei tea, mul on mingi helluse hooga. On jah? Weird. Can you not? Ups. Saame hakkama. Hoia ennast. Aga. Nii, siis on pandud siia Simeonsi dieet. Seal tablakad, mis peaksid imet tegema. Menüü on õun ja kapsas ja puhas näljutamine. No siis see meenutab veits seda grapefruiti dieetit. Aga noh, jälle see põhimõtteliselt, et mingitest kapslitest peaksid saama oma asjad kätte ja siis sa oled skinny lady või? Sa oled kuulnud sellest, see tundub nii tuttav. Simeons. No kas meil see kuulus päkilaul ja see Kaire Vilgats või? Kas ta ei teinud mitte seda või? Oli jaa vist. 40 päevaga on võimalik kaotada 8-15 kilogrammi. Ei soovita. Nagu, ma ei tea. Ikka minnakse kuskile äärmustesse ära nende asjadega. No ühesõnaga kõige tervislikum variant olekski see, et sa jaotad lihtsalt kõik... See põhimõtteliselt võid kõike süüa, aga mõistlikult ja nii, et sa ei pane ainult purksi. FitLabid ja kõik siuksed äpid aitavad ju. Ma ise isiklikult ma ise FitLabiga ei saanud hakkama, minu arust ta tõmbas mul väga väikeseks selle koguse, mis nagu tekitas mulle nii suurt näljatunnet, et ma hakkasin veel rohkem sööma. Mis äpp? FitLab. Aga see oli mingi 4 aastat tagasi ka. Siis seal oli hästi vähe gluteenivabasid retsepte ka, et ma pidin ikkagist nagu sööma seda, mida ma ei tahtnud süüa. Ma ei ole jah. Ei istu. No mulle lihtsalt ei istu dieedid, sest et nii kui mulle öeldakse, et sa ei tohi, siis ma mingi, aga ma pean. Ma ühe korra elus võtsin selle orgu, selle äpi lahti. Kringlika või? Ei, ühesõnaga. Kringli orgu või? Jah, just see sama orgu, jah. Pornstar orgu. Nõudekiri.
ühesõnaga, ja seda ma jälgisin niimoodi, et 3 kuud ma kõik toidukorrad arvutasin välja grammi pealt ja ma käisingi poes niimoodi, ma tegelikult säästsin meeletult raha. Prepi aeg oli muidugi meeletu, aga oligi, et 1 korra nädalas käisin, ostsin põhiasjad kõik ära, nädala keskel läksin veel, ostsin mingisugused lihatooted, noh, mul on mida värskem, seda parem, mul on see mingi kuupäeva värk ühesõnaga, et kui mingi, ma ei tea, supp on näiteks külmkapis juba 2 päeva olnud, siis ma olen siuke mingi, et ma ei tea. Jakub on samasugune. Ma olen mingi, kui ei ole tükis piim, miks mitte? Haisu ei ole, käib kah, onju. Ma ei raiska, vaata, absoluutselt. Aga jah, ühesõnaga, jah, kõik toidukorrad, karbid, tegelikult oli mega mugav nädala sees ikkagi. Hommikusöök oli kohe võtta, lõunasöök tööle kohe võtta. Õhtul kodus oligi, tegid selle mingi suure potide ja mingit suppi, onju. Teadsid, et see alguses oli natuke nagu confusing, et kuidas selle vedeliku ja siis need toiduasjad seal ilusti saab nagu ära jaotada, vaata. Et iga kausi peale, kuna see oli siuke silma järgi, aga supikogused olid alati nagu metsikud. Et noh, lihtsalt see vedelik ja kõik see ka on ja. Aga kuidas sa nagu hakkama saad sellega, et sa söödki lihtsalt niimoodi, et sul on mingid kindlad ajad, millal sa sööd ja kindlad asjad, mida sa sööd, sul ei tule mingit muu asja isu või? Mina ei suuda 2 päeva järjest süüa ühte sama toitu. Ma distractisin ennast sellega, ma hoidsin ennast kogu aeg tegevuses. Kas ma koristasin, korrastasin kodu käisin trennis. Oligi, mul reaalselt inimesed kirjutasid mulle, et Kelly, et mis teed, tule välja. Ei, ma koristan. Mida sa koristad kogu seal? Aeg. No, aga tegelikult on ju see, et kodused toimetused kogu aeg, nagu sa teed ühel päeval ühed asjad, teisel päeval teised asjad, kolmandal ja 4. päeval sa pead hakkama kõik otsast peale tegema, ongi pesu kuivama, ma ei tea, pesu pesema, järgord läks asja, aga no pointist saate ju aru, on ja nõud, mingi põrandad, värgid, särgid, aga ei, mul oli kogu aeg oli spot on puha, siis mul ei olnud vist tolmukübetki. Väga õige, ma peaks äkki ka proovima seda. Ma ei suuda lihtsalt, ma olen nii hull procrastinator. No mul praegu on suht sama faas, et kui lapse nädal on, siis tegelen lapsega muidugi rohkem, aga lapse kõrvalt ikkagi ma üritan ka hoida niimoodi, et kodu oleks nagu korras, mõtted eemal, et jah. Aga sellega harjub ära, esimene nädal aega võib-olla on keeruline, täpselt samamoodi nagu nii-öelda suitsust loobumisega, vaata. Jah, seda ei saa öelda, sest mul ei olnud üldse keeruline loobuda sellest, aga jah, ma ilmselt saan aru sellest, aga ma ei suuda lihtsalt, mul tuleb kohe, isegi kui ma olen mingi very distracted, ma tahaks süüa. Pluss mul on see, et mulle meeldib nagu, minu aju teeb pidevalt tööd, nagu ma mõtlen nii palju üle, vaata, ja noh, ma mõtlen kogu aeg millestki. Ja siis minu aju lülitub siis välja, kui ma hakkan oma USA reality show'sid vaatama, nagu mingi Real Housewives või mingi Secret Lives of Mormon Wives ja mingid siukseid asju. Ja siis mu aju puhkab ja ma pean seda tegema, aga siis kui ma teen seda ja vahin neid, siis mul on vaja süüa. Sest mulle meeldib vaadata ja näksida kogu aeg. Ja ma olengi ultimate näksija lihtsalt. Isegi kui mul mingi main meals on nagu... No mis su põhisnäkk on siis? No muidu ma paneks krõpsu täiega, on ju. Aga praegu mul näkileivad. Või neid on ka igasuguseid erinevaid, jah? Need tavalised Finn Crispid või? Need pikad, need OG-d. Ainult puhtalt seda või? Nojah, vanasti tõin võiga, aga siis mul on ju personaaltreener ja toitumisnõustaja kodus, et tere pane võid sinna. Siis on nagu väike koha. Aga mingi hummuse või asjaga ei mängi välja või? Fänna hummust niimoodi, et ma tahaks seda hummust sinna peale. Ma pigem söön ilma siis. Okei. Minu meelest hummuse valik on ka tegelikult poes juba päris üüratuks läinud, et mul on endal 2 kindlat maitsed. No mulle meeldivad pürtsid on ju, et see jalapenoga muidugi väga maitsev. Ja teine on päikesekuivatud tomatitega ka, mulle väga meeldib, et annab siukest nüanssi juurde, see mingi tavaline see hummus, see mulle üldse ei... Mulle just meeldib see tavaline, kõige originalim, kõige nerne oma. No nagu ma just enne ütlesin sulle, et me oleme nagu soe ja külm, vaata, pluss ja miinus. Mulle meeldib soe ilm ja sa tahaks mingi, et sügis oleks kogu aeg. Tule. Ei. Go away. Ma jah, naudin väga praegu. Ja ma lihtsalt pean saama omal selle tervise korda ja siis ma pean lihtsalt trenni tegema hakkama, et siis ma saan süüa veel rohkem. Oota, ma vaatan, midagi oli veel. Äkki loed selle kirja ka nüüd ette, ma oled praadinud mingi nädal aega. Et tahaks nüüd teada, et mis värk oli. Üks siis kirjutas meile niimoodi,
et väike nali ka, ma pole oma mehega kunagi deitinud, me lihtsalt hängisime samas seltskonnas mõnda aega, isegi reisil käisime kahekesi ja ei olnud suhtes veel ja veel 7 kuud pärast seda läks ka veel aega nii, et saab ka nii ilma deitima suhtesse. Meie esimene date leidis aset valentinipäeval, siis olime juba 7 kuud koos olnud ja kui ma restorani jõudsin, siis mulle väideti, et ta istub juba seal oma kaaslasega. No kui ta ise ka lõpuks kohale jõudis ja talle ka põhimõtteliselt öeldi, et me juba seal istume, kujutad ette, lauas oli tegelikult teine mees, kel oli sama nimi, kel oli samasse restosse samal päeval ja kelle ajal oma pruudiga otsustanud minna. Sellepärast on nende lastel nüüd 2 nime, et enam sassi ei läheks. Ma olen alati mõelnud, et miks pannakse lapsele mitu nime. Ja no, siin on põhjus. Siin on üks väga hea põhjus. Te mõtle, sa lähed date'ile, on ju, ja siis sa kuuled, et ta istub juba oma kaaslasega seal lauas. Ma arvan, et mu süda kukuks saapas äärde. Ma ei tea, kas ma oleks jäänud sinna nagu ootama või vaatama midagi. Või siis oleks mingi telefoni. Kohe välja tormanud mingi how dare he? Very dramatic. Ja nagu mul kombeks. Jah, sa pole ainuke. Aus. Ma arvan, et sa oled hullem kui mina. Võib-olla. Ma olen lihtsalt väga konkreetne. Ma oleks ilmselt saatnud sõnumi, et käi. Vana tuleb ukse peal vastu, siis ma mingi ups. Tšau. Oota, veel dieete. Ma olen ise üritanud jah seda tatra dieeti teha. Ja see on ka kõige commonim. Ja muidugi on siin välja toodud selleri dieet. No ma proovisin seda sellerimahla teha. See oli kõige rõvedam asi maailmas. Ma arvan, ma suudaks juua seda. Ma ei ole proovinud, nii et sul on võimalus alati teha. Teeb mulle selle sellerimahla selle muffini kõrval. Hea kombo. See on breakfast, vaata. Ja alla loputada. Ja siin ongi mingi trend praegu TikTokis, kus on pooltoores liha ja muna. Oled näinud või? Ei ole. Ma ei käi TikTokis. Ainult siis, kui ma postitan oma video. Või sina jälle saadad mulle midagi. Ma vahepeal ei vaata neid. Ma panen selle naeruvärgi ära. Ma olen nii halb sotsiaalmeedia tarbija. Valetad. Sa ikka kirjutad mulle ka. Nii mina. Nii sina. Sest ma juba eeldan, mis seal on, vaata. Nii mina. Tegelikult, kui sa saadad mingi 5 tükki järjest, ma vaatan viimase. Ja siis ütlen selle peale. Hea, et ma ei saada sulle 5 siis. Enamus ma ikka vaatan üle. Keegi on siin sükest asja kirjutanud, et sünnitusmajas pakuti talle platsentat kaasa. Ja, et maksimaalselt veidrad on need, kes oma platsentat või teiste platsentat söövad. Pannakse sügav külma ja külmutatakse ühesõnaga ja. Tegid seda või? Ei. Miks ma peaks siukest asja, kuigi, no mul oli keiser, aga mul oli näidistus ja oli plaaniline keiser, siis no üks nendest hetkedest, ma ei tea, kas mulle pandi seda anesteesiat nii palju, et issand, anesteesiat. Ühesõnaga. Kervat oleks vaja siia ta kohe korrektiks meita on anesteesiaõde. Oh my god, ühesõnaga. Ma olin nii... Juhtub ka parimatel, okei, ühesõnaga. Olin nii nokis seal, et mulle mingid hetked oligi see hetk, kui öeldi, et nii käes laps pandi näo juurde, siis ma vaatasin, et mu esimene küsimus, miks ta nii sinine on? Siis hakkasid pisarad voolama ja siis laps viidi ära ja siis järgmine hetk oli see, kus kirurg näitas, et nii, et vaata, et siin on su see kotike. Ja siis seal oligi nagu hästi siuksed paksud veresooned olid ees, et nagu see oligi see näidistus, miks see keiser oli. Ja see oligi nagu Y-kujuline siuke nagu värk, ühesõnaga. Ja siis ma nagu nägin seda ja ma mõtlesin kaugelt mingi bitch, please, no what, ma ei taha. Ma kunagi mingit saadet või asja vaatasin, siis seal keegi esiteks ta pani oma platsenta mingisse klaaspurki ja endale riiuli peale. No how twisted are you? Ja siis pluss ta lasi veel teha neid mingeid keelkapsleid oma platsentast, mida ta siis hakkas võtma. Aga mida see teeb siis nagu, kui sa platsentat võtad? Siis saad oma lapsega lähetasem või? Või see nagu mingi tervislik või? Kas see pigem ei ole nagu vitamiinide jaoks või? Et laps ju võtab enamuse selle ära, aga see koht siis, kus ta on, siis ühesõnaga ei. Ma ei tahaks seda dieeti küll teha. Ega ma ei tea, kas see...
ma olen aneemik ka, äkki mulle üldse ei sobiks siuke asi. Siis on, et täitsa hull ongi see, et kõik on tatra dieet öelnud, et see on kõige rõvedam. Minu arust ka. I second that. Keedu, tatar, kastoorõli dieet. Mis see kastoorõli on? Sa nagu nii teed? Tavaline õli. Peaks olema. On või? Peaks olema. Lihtsalt sööd õli või? Jah. Mille õli ta on? Kas ei ole päevalille või siis rapsi või? Ma guugelda välja ka praegu. Riitsinusõli. Kas seda võib... Riitsmäe otstarbeline taimõli. Ma arvan, et sellel on ka äkki mitu seda, et ühte võid süüa ja ühte paned juustesse või ma ei tea, kuhu nad seda riitsinust panevad. Mul oli minu arust mingi riitsinusõli, millega ma pidin oma kuradi ripsmeid ja kulme. No mul on see sama ja seal on pudeli peal kirjas ka, et ainult välispidiseks kasutamiseks. Ma arvan, et seal on äkki erinevad vormid. Ma olen suht kindel, et on ja kõike põhimõtteliselt saad süüa ja saad seda näkku ja juustesse ka panna ju. Ma kuulsin, et seda riitsinust, kui paned pähe, siis hakkavad juuksed täiega kasvama. Äkki sa peaksid proovima? Ma teengi seda praegu. Riitsinust või? Ma segasin kookosrasvaga kokku. Noh, aitab või? Nõks parem nagu. Paned iga üle päeva? No... Või seal on mingi limiit või? Nädalas 2 korda teen jah. Ma üritan vähem pesta. Mul ka vahepeal hakkasid juuksed täiega langema, aga siis ma käisin arsti juures ja ta ütles, et see raud hakkab jälle mul alla minema, et... No mul lihtsalt meeletud murdusid ära, nii et keegi, kes kuulab, on juuksespetsialist, palun võtta muga ühendust, sest et trihholoogiakeskuses on käidud, juukseakadeemias on käidud, nii et... Me mõlemad vajaks mingit juuksealast nõud, sest et mul on nii katki need. Ja need ei parane ära isegi, kui ma lõikan. Aga ma pole lõiganud ka muidugi 2 aastat. Äkki peaks proovima siis. Sul on vähemalt mida lõigata. Mul on peanahk hästi kuiv. No siis sega ka enda riitsinusõli ja kookosrast kokku. Paljud soovitavad seda marcellapalliõli, aga minu meelest sellel on nii vänge lõhn. Aga maksab nii palju, ma ei hakka seda ostma. Kes toetab, aga... Paar rapsiõli endale pähe lihtsalt. Ma ei tea midagi on selles, et õli endale pähe panna, kuidagi ei tiku tegema seda. Mingid teised nagu maskid ja asjad aga ei tea. Ma pean endale äkki mingi koori ja lihtsalt peanahal otsima. No ma arvan, et kindlasti leiaks mingisuguseid peanahaseerumeid ja asju ka. No mul on nii töödeldud ja värvitud juuksed, et mul ilmselt peanahk saab ka juba vatti sellest. Tegelikult peale COVID-i põdemist. No toonikud ja asjad on ka peanaha jaoks olemas, nii et võin sulle soovitada paari asja tegelikult pärast. Tegelikult mul on ikka mingid, aga ma ei viitsi vist teha midagi. Ma ainult alan, et kõik on halvasti, aga ma ei tee ka midagi. Nii, aga... et modellid kunagi sõid apelsinimahlas immutatud vatti. Ma olen ka kuulnud sellest kunagi, jah. See vist oligi mingi teema. Hästi tervislik dieet tundub. No eile näitas küll, et paljud modellid joovadki iga toidukorra vahele rohelist teed. Et roheline tee aitab seedimisele väga palju nagu kaasa puhastab ja ma ise vahepeal jõin Peterseli leheteed. No. Aitas kehast vett välja viia küll. Et praegu on väike paus sisse jäänud, aga kui ma tunnen mingi hetk, et ikkagi asi on selles vee kinni pidamises, siis hakkan uuesti seda tarbima. Mul ei ole selles probleemi, et keha hoiab vett kinni, mul kogu aeg vett saada. Ma joon ka nii palju vett. Sa jooksed kogu aeg vetsu vahet, jah. Ma olen number 1 vetsus käia. Ma käin nii kiiresti ka. Ma arvasin kunagi reaalselt, et mina olen, aga siis, kui ma nägin mul on kogu aeg häda lihtsalt. Jaa, isegi ripsmehoolduse aeg poole pealt. Keegi ei saa rahulikult teha lihtsalt. Ta võib olla mingi paar ripsmet alles ära võtnud, ma olen mingi, tahaks vetsu jälle. Siis seal läheb mingi üle 2 tunni alati. Nii et keegi ei ole hullem klient kui mina, nii et mingi julgelt kelli juurde. Ei tea. Nii, oota, siin oli üks asi veel, et mis iganes selle nimi on, kus 0 juurikat ja köögivilja süüakse. Siuke asi on ka olemas või? Äkki see ongi siis mingi karnivordajat või pigem? Võib-olla tõesti, jah. Jah, kõik on suhteliselt tatar ja seller ja ravvegan. Vegan toortoitlus saad süüa vaid taimset, mida pole töödeldud üle 40 kraadi. Okei. Siis ongi ainult juurikad ju. Põhimõtteliselt autada võid juurikaid vist veits. Jama ju. Täiega jama. Ei kipu. Ei, dieedid ei ole mulle, ma sellest ammu aru saanud juba kindel ei on dieedid. Jah. Ma lihtsalt söön ja olen paks edasi, kuni üks hetk mul on nii palju raha, et ma saan minna opile. Raha on lahendus. Alati. Nagu kõik, kes ütlevad, et raha ei ole lahendus, siis see on. Pigem on.
Mul tuli see kuni praegu peale. Pole midagi söönud ka täna veel. Nii igavat juttu ajasin. Ma sõin hommikuks kohupiima rosinate ja hapukoorega. Kohupiima segad hapukoorega seda, no tead, kui see veits tükkis tükkis kohupiim. Seda segad hapukoorega, siis tuleb raiet teasi. Jaami. Ma arvan raudselt varsti see Nikado avokaado või mis see oli. Makk-eatingut või mis ta tegi, vaata. Makbäng või? Makbäng, jah. Mis asi see on siis? Ongi rüve lihtsalt mingi kõige söömine või? See on kiiresti õgimine lihtsalt, mingi räige õgla käib seal, nii et... Ma pole ta videoid ise näinud. Ma alles sain põhimõtteliselt teada temast siis, kui see uudis tuli. Mingit teist tüdrukut. Ma vaatasin ühte tüdrukut, kes vahepeal viskas täiega palju mulle nii Instas kui... Mingi Stefani Suu või? Ma ei mäleta, mis ta nimi pisike tüdruk või? No algus oli küll, jah. Aga aastaga on nagu meeletult juurde võtnud ja siis ta paneb meeletus koguses neid mingeid kastmeid igale poole niimoodi, et tal on nagu näpud on kõik koos, mingi lutsutab need ära. Ta juba alustab miili sellega, et tal on see kõige suurem, see gaseeritud jook on ju, ja ta paneb pool sellest nagu kohe pintslisse. See on ka omaette dieet. No räme, see on räme jah. See näeb nii ilge välja. See ei ole väga nagu okei, jah. Aga jah, siis tehakse järgi videosi. Aga vaata, inimesed elavad kaasa sellele, nad põhimõtteliselt teenivad raha sellega. Tegelikult vähe. No USAs teenitakse muidugi, kui keegi Euroopas hakkaks sellist asja tegema, siis on julm. Sellega seoses viskas ühe eestlase, kes on, ma ei tea, kus ta elab, aga ilmselt kuskil Euroopas, ma eeldan. Sellepärast, et ta ütles ka, et ta tegi nagu oma riiete brändi, nii edasi, et see nagu väga ei keri, aga tal on üle vist 30 miljoni laigi ja ta on nagu TikToki videotel kokku. Ta teeb neid Zodiaagi mingisuguseid reakte vaata või mingeid siukseid, et mis Zodiaagi märk mingis hetkes nagu käitub, vaata. Ühesõnaga, mida iganes. Okay. Ja ta ütles seal videos, et ta on reaalselt teeninud selle 30 miljoniga siis 23 senti. Jaa, Euroopas ei saa ju teenida nendega. Ma ei tea, miks nagu, see on nii ebaaus, et USA saab miljoneid sellega teenida ja siis siin on mingi 30 senti saab. Et teda on kutsutud nagu igasugustele mingitele eventidele, asjadele, aga lihtsalt, et ei teenita raha ja siis USAs need teenivad meeletut raha, ostavad kallid autod, majad, loovad pere, vaata. Vaat siin ühed läksid ju USAsse, meil mingid YouTuberid. Kas Liina Ariadne ja siis mees ja Marti? No, ma mõtlen, et peakski ise ka minema. Paned endal kõik asjad sinna. Paneme ajama lihtsalt ja teeme seal podcast. Joe Rogan Vol 2 oleme. Joanne Rogans. Lähme Ari sinna saatesse. Ari tuleb meie saatesse. Sest me oleme nii kõva saade siis. Ja siuke toiduteemaline saade ju. No seal oleks kindlasti mingid räigeid toidukohti ka, mida siis iseloomustada ja... tahaks küll, jah. Peaks hakkama küll. Hinnangut anda, iseloomustada. Charge'ima, jah. Tegelikult peaks hakkama siin podcastis ka vist charge'ima mingeid söögikohti. Charge'ima, pigem... Hindama. Anda ausat. Tagasisidet. Beware restoranid. Me tuleme. Ma arvan, jah. Järgmine kord äkki võtame ette mingid enda lemmikud ja mitte nii lemmikud. Dieetidega on nüüd ühel pool, nüüd võib jälle õgima hakata. Ma ei saa sama öelda. Ma võin öelda, et ma toitan hull tervislikult, aga ma tean, et ma ei toitu. Sina toitud? No praegu küll, 1 patupäev nädalas. Nii võib. Cheat day. Jep. Ja mul iga päev cheat day. That's why I'm funny. Mul talveks on see peal, vaata. Talveras. Ma nagu karu. Ma magaks ka hea meelega terve talve. Mulle üldse ei meeldi külm. Aga õnneks ma lähen poole talve pealt aisse, nii et peab sul. No sulle ei meeldi soe ju. Sa saad siis nautida seda. No, kui sa puhkusele lähed, siis sa ei taha mingi Antarktikat. Antarktika. Meil hakkab juba nii lappes, siis ei minema, peab väga kinni panema selle. Ühesõnaga, puhkusaeg, kes ei taha minna külma? Mina ei taha minna külma. Ei, ma ei tea. Minu arust ütlesin, et suusareisid ka inimesed. Mingi suudatama. No talvisel ajal tegelikult võib-olla läks siuke äge minna. See ei ole puhkus! See on see, ma räägin.
ei! 4 korda järjest. Okei, Tiger. Okei, räägi nüüd. Ühesõnaga, puhkusele minnes ikka palmi alla ja kas sa reisidel sa oled pigem, sa ju ütlesid ka, et sa oled pigem see, et mitte nii väga aktiivne. Ja. Ma eelistaks olla mitte aktiivne. Aga samas, kui sa oled 6 aega reisil, siis ikkagi ju paratamatult siis ongi hea, sest et siis sa saad olla ära balanssida, ja poole ajast liikuda, poole ajast mitte. Sest et see ei ole nagu nädal aega niimoodi, et sa pead seal mingi kõik kohad läbi jooksma põhimõtteliselt. No kuigi me nüüd reisime niimoodi, et meil on paar päeva ühes kohas, siis teises kohas raudselt ma pean hakkama seal kõndima hullult. Aga jah. Contenti on oodata. No loodame. Raudselt on. Ma juba tean, et sealt tuleb midagi head. Ma hakkan lihtsalt mingi krõpse jälle proovima, sest krõpsud on kõige paremad. Just täna viskas mulle ette minu selle eelmise Tai reisi krõpsu proovimisvideo. Ma tahaks neid trühvlikrõpse täiega. Trühvlileisid. Mulle ka. No, seal pane mulle üks krõps riiete va. Jaa. Ma saadan sulle postiga. No näiteks. See post on mingi sott-euri sinna. Siit, sealt sinna. Siit. Sealt siia. Ühesõnaga jah, ma ei tea, vaatame järgmine kord, mis me räägime. Aga selleks korraks ma arvan, we're done. Mul nii palav juba. See kont oli sooja peal ka. Aga, ühesõnaga. Sügis on ju. Okei, räägi. I'm sorry. No worries, babe. Aga, ühesõnaga. Kallis. No ütle nüüd lõpuloose siis. Mul läks meelest ära. Segasin mulle. Nii hullult vahele. Väga õige. Ühesõnaga, tänaseks siis tõmbame otsad kokku. Järgmine kord räägime siis... Ma ei tea, restoraanidest või kohtadest, kus me söömas oleme käinud. Nagu täpsemalt või midagi. Pane enda mingi favoriteside see list. Chat. Top. Oh my god, nii random. Vabandust, sõna läks küll lappesse see podcast. Ühesõnaga, see lõpp läheb raudselt ära. Aga jah, paneme mingid topid kokku ja kui mul tuleb üldse meelde, kus ma olen käinud. No mul tuleb juba 2 kohta pähe, mida ma tean. Ma ei ole mitte kunagi pidanud pettuma, nii et siis järgmine kord räägime toidukohtadest. Sul on ilmselt mingid fancy'mad kohad ja mul on mingi suke kodused toidud lased. No, olen käinud paaris kohas, jah. Okei, aga siis järgmine kord teeme niimoodi. Jep. Proovime. Pead ei anna, ilmselt räägime mingist muust sajast asjast ka. Okei, tõmbame kokku. Ciao! Ciao!